See oli minu jaoks, nüüd olen mina esimene. Aeg tuleb, rahune mu tüdruk. Ei! Loodetavasti nad ei hüppa siit alla, sõbrad. Ja pärast seda loodame, et meil pole probleeme. Tule võtame selle asjaga Diablole. Romeo, mida sa teed, Romeo? Kes on minu ilus poiss? Minu lõvipoeg, tubli poiss, jookse nüüd, ma lähen mööda. Vennast, Diablo jalutama viimine on ka väga raske. Mees ta on nii tugev, et ta tõmbab väga kõvasti. Ta väsitab mind täiesti ära ta. See lõvi Diablo on juba tükk aega tavaplaanile jäänud. Ma ütlesin, et toome ta uuesti välja. Shilla. Mida sa teed, tüdruk? Shilla tuleb ka kinni siduda ja ära viia. Seda ma ei saa kinni siduda. Ta ründab kõiki, nagu te teate, sõbrad. Eriti, kui ta näeb endast nõrgemat koera. Shilla ründab kohe, otse kohe. Selles osas on ta täielik psühhopaat. Vähemalt praegune puur, mille ma sain, on suur, tõesti, üsna suur. Siin on tal ka natuke mugavam. Sellepärast ma ei saa teda õue siduda. Mine tea, mis juhtuda võib. Sest ta läheb kohe kallale. Diablo! Tyson, ära mine tema juurde. Ära mine tema kõrvale. Oota korra, vaata paki jalg on ka paranenud, Midagi pole enam viga. Hea küll, mu lõvi. Tule. Tassa, poiss, tassa, Diablo. Vennas, see on väga hull. Selles on jõudu, mitte niisama. Kui ta tõmbab, siis tõmbab korralikult. Tule, ma lähen ekraani kõrvale. Olgu, Tyson rahune maha. Tyson läks jälle hoogu. Jah, Tyson. Ma armastan seda. Höp! Hector läks uuesti pöördesse. Höp! Höp! Hector, nüüd vaata, Hector ei ründa Diablot nii palju kui Onut. Kas teate, miks see nii on? Seda ma ütlesin juba varemgi Diablole. Hector on sõber. Nad tunnevad üksteist juba varem kohas, kus nad elasid. Sest mõlemad tulid varem samast aiast. Sellepärast Diablo ei öelnud talle midagi. Eelmisel korral ründas ta ka Diablot. Hõpp! Tule nüüd ka Isabelli juurde. Isabel hakkab vist talle kallale minema. Vaata Isabelli. See tüdruk rahune maha. Tule, Diablo! Nuusuta seda. Ei. Hop, hop, hop. Isabel, su pea on sama suur kui Diablo suu. Mu tütar, ta on tark. Ta on tark, kallis. Olgu, oota, ta raunes maha. Tule, tooga Reina tema juurde. See oli Reina, eks? Kui me viimati teda tutvustasime, ründas ta Diablot. Nii ma mäletan. Näed, ta ronib tema peale. Kas Reinale meeldis Diablo tüdruk? Tark tüdruk mul. Oota, rahu. Kuidas Reina mängib? Tule nüüd Reina juurde. Reina, jookse poiss. 1. Op. Oota poiss, oota poiss, oota poiss. On küll, noh. Marla on ka pilgu onu peale naelutanud. Seisab onu juures. Vaata nüüd. Nüüd vaata Diablot. Olgu, nüüd ma ütlen midagi. Op. Tõuse nüüd üles, ärge midagi öelge, kurat. Mašallah, koerad on küll rahunenud. Vallahi billahi rahunemine on olemas. Ei öelnud onu ega Diablo ega sõbrad. Tyson, jookse poiss. Tulge nüüd lähme korraks asja juurde. Mida? Kuidas läheb, Kökan? Kas sina ka tutvusid Diabloga? Leo on ka väga naljakas. See Leo välimus ajab mind naerma, sõbrad. Leo on minu lõvipoeg. Kasva natuke veel ja siis viid sina ka teda niimoodi jalutama, eks? Tule, Diablo, tule. Nüüd laseme neil kõigepealt siin teineteist nuusutada, sõbrad. Las nad kõigepealt nuusutavad üksteist läbi traadi. Siis laseme ka kokku. Ma ei saa siin usaldada mitte Diablot, vaid asjat. Jah, poiss, olgu. Tyson. Tahad, et ma räägiksin sinust või? Nüüd ma lasen lahti, tule siis vaatame. 1, 2, 3, mine poiss. Olgu meie pühapäev õnnistatud. Olgu, nüüd nuusutavad nad üksteist. Kas sa tead, miks ma asjat ei usalda? Asja ründab ootamatult, sõbrad. Seetõttu ma ei saa asjat täielikult usaldada.
kui ta esimest korda tuli, üritas ta ka isastele koertele ligi ajada. Nüüd on ta natuke rahulikum. Vaata, hei Semü, hei! Vaata, nad läksid korraks kähmlusse, nägid? Nad läksid korraks kähmlusse, asja sähvas hammastega, vaata. Ma ütlesin teile, aga nägite nüüd? Diablo ei haakanud asjale vastu. Väike. Aga asja puhul ei või kunagi kindel olla. Ma ei oska täpselt öelda ka. Loodetavasti nad ei lähe tülli. Vaata, asja hakkas sind juba veatama. Rahulikult, poiss. Need on siis, kui nad olid selle aia küljes kinni. Need kaks läksid Diabloga kählusse, sõbrad. Kurat, ta lubas seda. Peatu, poiss, peatu. Ole ettevaatlik. Tule siia. Äkki nad paarituvad või midagi ja meil tuleb jama vaela. Peatu. Mine edasse. Oota. Oh. 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 Dušuna ei sekku. Vaata asjad resk. Aga teadmiseks, et Diablo ei ründa muide. Tead, milline Diablo on? Emane koer mängib kättesaamatut. Pole üldse eeskujuks. Mul on peavalus, ära tee nii. Kui isane surub peale, siis emane lööb teda. Kas saite aru, see isane ei ründa teda seal. Aga asja on nii tugev, et ta suutis isegi suure Diablo pikali lüüa. Nagu nägite. Siil on ka Diablo päris suur. Aga Diablo tahab talle kallale minna, aga tegelikult ei ründa teda üldse. Kui ta tõesti rünnata tahaks, siis nad läheksid kaklema. Nad läheksid kohe lahku. See on lihtsalt flirtimine. Ütleme nii, see on flirtimine. Aga asja tahab olla selline korralik vaata, tähendab, et ta on selle isase omaks võtnud. Kas te nägite? Ta ei luba teistel meestel ligi, vaata, ta vihastab tema peale. Jälgime veel natuke. Tule! Kuidas Diablo nii pööraseks läks? Oota, poiss, oota. Tule! Ei, flirdistamist ei ole. Asja, ma võtan oma sõnad tagasi, tütreke. Seekord sina. Kas sa ei teinudki seda? Vaata, ta vihastab. Vaadake. Diablo silmad läksid niimoodi suureks, nagu fantaasiafilmis. Vaatu hommid. Aslan, tule siia. Tule, poiss. Tule. Aslanil pole jooksuaeg veel läbi. Ta lubab. Sõbrad, tal pole jooksuaeg veel läbi. Ei, kas see on läbi saanud? Ma ei saa üldse aru, vend. Kord lubad, kord ei luba, tüdruk. Pole üldse aru saada, mida sa teed. Aga muidugi asi on ka selles, et nad alles tutvusid. Tule. Ma jälgin huviga, kas midagi juhtub või mitte. Maad hakkasid üksteisega päris hästi harjuma. Olgu, sa oled onu, isa. Rahu, poiss, rahu. Mu kallisas on rahu. Tule siia, tule. Tule, miks sa karjud? Ei, miks sa karjud, poiss? Sa oled minu ilus poiss. Rahune nüüd maha. Nagu näete, praegu on reaktsioon selline. Asja, kuna tal on ka jooksuaeg. Diablo ei öelnud midagi selle kohta, et ta ründas. Muidu ta ütleks midagi. Sest ta ajab siin jooksuajas emast taga. Poiss, ta tõmbub natuke taaplaanile. Seetõttu ei tasu ka piire liiga palju proovile panna. Nüüd on Aslanil kord. Piirid pannakse paika, Diablo läheb hoogu, siis nad tõesti lähevad omavahel tülli. Mõlemad on hullult tugevad koerad. Seekord oleks mul neid väga raske lahutada, sõbrad. Sest me teame Diablo hammustusjõudu. Kui ta hammustab ja kinni hoiab, siis ta tõesti surub kõvasti. Ta lukustab korralikult kinni. Mis iganes juhtub, juhtub. Ma ei suuda Diablo puhul midagi silmaga hinnata. Hei, vaata, ei. Paps, tule. Paps, tule. Hei, Diablo. Tule. Kuule, Reina ründas ka vanamehele, see oli hea. Jäta nüüd. Praegu ma ei luba paaritumist, sõbrad. Hüvasti.
Tegelikult olen ma noormees. Mitte see, kellele on midagi suhu määritud. Tegelikult mitte see, kellele määritakse. Alla vaata nüüd. Diablo hingamine on väga hea, vaata enne. Poiss, ole võid. Mine. Varem, kui ta 2 korda jooksis, oli loom täiesti läbi. Vaata nüüd, kui palju ta jookseb. Tõenäoliselt on ta juba pool tundi väljas olnud. Seal pingutab ta ka kogu jõuga. Vaata nüüd, hingamine ja kõik on väga hea. Me pidime teda veidi kõrnemaks tegema. Ta sai end täiesti korda, nüüd on tal parem, nägite. Looma energia on tagasi tulnud. Varem ei suutnud ta püsti tõusta, jäi hingeldama. Praegu ma meelega ei puutu teda, sõbrad. Nad võitlevad domineerimise pärast. Kas said aru? Seetõttu ma ei sekku, aga lahutame nad praegu. Sellel pole head lõppu. Sellel pole head lõppu, sest Diablo nihutab veidi piire. Võib-olla ma ei peaks siin vahele segama. Näiteks, kui ma siin vahele segan, mis siis juhtub, kas teate? Diablo saab minu toogu juurde ja tormab talle kallale. Said aru? Selleks, et asi ei laguneks, Diablo aktsepteerib Nazlõ oma asja. Sellepärast ta ei ütle midagi. Aga Diablo väikese suu sai viga, sõbrad. Sellepärast tulge võtame ta välja. Asja on korralik tüdruk. Tubli minu tütrele. Onu, see isane hoiab teda endale. Ei lase ühtki teist isast ligi. Näete, eks? Mõtles ma vaatan. Diablo mõtted on ikka veel seal, aga ainult selle asja... Ta rebis Diablo väedarimasid katki, hulluke. Hammustanud ei ole, hamba jälgi pole, vaata. See pole kuidagi hammustatud, nagu sa ütlesid. Nad ei kakle siin päriselt. Ilmselt hammustas Diablo ise oma keelt või midagi sellist. Koertel juhtub seda. See haav on sellest. Asja pole talle kuidagi viga teinud. Vaata, ma katsun seda kohta, kus ta mu kätt hammustas. Ta teeb sellist liigutust, nagu hammustaks. Aga tegelikult ei hammusta, lihtsalt surub peale. Näitab oma üleolekut, saate aru. Diablo aktsepteerib seda, sest ta on emane. Tule. Kui see oleks isane koer, siis sa ei näeks kunagi sellist pilti. Kui see oleks isane koer, tõmbaks ta kohe minema. Tule! Inimene olen rahulik, tütreke. Kas sina läksid ka pöördesse? Oi pagan, ma unustasin Romeo ära. Ausalt, ta on nii väike. Ma unustasin ta ka, jumal hoidku. Nad lähevad üksteise kallale, neil pole probleeme. Tule, vaata, Diablo. Vennas, Diablo jäi asja juurde, ta ei taha tulla. Tule, Vaša, tule, las ma panen su kinni. Joo, oma vett ära. Tule siia, rahune maha. Nüüd panen su puuri, et saaksid oma sõpradega olla. Las ta läheb oma puuri. Marla. Marra mõtted on Diablo juures, vaata. Parha on kui ainult see jooksuaeg, tead küll. Kui me poleks sellist vastupidist olukorda kogenud ja ma oleksin need 2 paaritanud, tead küll. Me oleksime neist 2 saanud hullumeelsed järglased vend. Vend mõlemad on kvaliteetsed, puhta verega ausõna. See asi, see jooksuaja teema, seekord ajas mind tõesti närvi. Kuidas me küll sellise ebaõnne üle elasime? No jah, järgmine kord tulge siis selle peale. Võtame selle isase sealt ära. Ma ei põle nende pärast, kõik hambajõmmid käivad mul järel, vaata neid. Järgmine kord siis. Kas panen Hektori asja kõrvale, sõbra? Mis te arvate? Mis teie arvate? Asja? Kui ta teeks Hektorile sama käigu, mida ta teeks? Kirjutage kommentaaridesse, ma olen väga uudishimulik. Kui soovite, võin järgmine kord ka teda filmida, koos asjaga. Paneme Hektori sinna, vaatame, kas ta reageerib samamoodi. Näiteks kujutage ette, et siin oleks Hades. Hades ei teeks nii nagu Diablo, ta ei jääks alla. Hades on täielik elajas. Tegelikult ei meeldi Hadesile asja niikuinii. Niipea kui ta näeb, ründab ta. Aga näiteks kui sama asi oleks Hadesiga, siis ma ei saaks seda videot teha. Hades on täielik elajas. Ma tean, mis minuga juhtuks, ainult sina ei tea. Väljas pean ma nüüd riima otsas tutvustama, kui soovite. Võin seda teha, aga lahtiselt jalutama laskmine on probleemne. Tule siia, vanapoiss. Nii, vanapoiss. Ta on asja üle uhke. Mine vaata, kas sobib. Mine lase läbi, Vaša. Näete, asja igatses vanapoissi. Kas nägite? Vaata, asja igatses. Mulle ei ütle ta midagi, aga Diablo peale on ta väga kuri. Ta ei luba üldse, et ma teda paariliseks valiksin, sõbrad. Täna ka teile. Ma ütlesin, et tutvustan Diablot ja asjad oma vahel ning teen sellest video.
reaktsioonid. See üllatas mind, sest ma arvasin enne videot, et Asja lubab mul seda teha. Ta ei lubanud, ma olin üllatunud. Isegi peale seda pani ta Diablo pikali. Ta oli tõesti karm, kui ta ei lubanud. Diablo ei hakanud vastu ka. Tegelikult on Diablo siin natuke nagu korralik koer. Ta teeb seda, mida isane koer peaks tegema. Tavaliselt peabki see nii olema. Üldiselt saime õnneks ilma suuremate probleemideta hakkama, sõbrad. Nagu ma ütlesin, kui soovite, ehk kirjutage kommentaaridesse. Järgmisel korral toon Hektori välja. Asja kõrvale mõnenda, vaata. Selle kohta ta midagi ei ütle, nägid ju, vaata. Ta ei ütle midagi. Nägid, sest ta ära seda kohta filmi. Ta paarilis on omaks võtnud. Sellepärast vaata veel. Asja ei taha enda kõrvale teist paarilist. Ausalt, tubli töö. Asja on korralik tüdruk, sõbrad. Hakkame minema. Ma armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalile tellida. Hoolitsege enda eest hästi. Nägemist! Olge terved, mu sõbrad!